Kui me teame, millised tegurid vähki põhjustavad, on meil suurem võimalus selle tekkimise riski vähendada, sest vähi puhul on kõige parem, kui see üldse tekkida ei jõuakski. Aga kui haigus on juba kohal, on kõige olulisem sellele võimalikult varakult jälile jõuda. Esimene, kes kasvajat märkab, on radioloog ehk arst, kes loeb röntgeni ja kompuutertomograafia pilte. Kui radioloog hakkab tööle, siis kõigepealt ta loeb väga tähelepanelikult, mida saatevarst talle kirjutab, mida tegelikult näha tahetakse. Kuid lisaks sellele, et leida pildilt üles patsiendi kaebused, tuleb radioloogil märgata ka palju enamat. Et kui patsient tuleb ussripiku põletikuga või ta tuleb traumaga, on näiteks kuskil kasvaja, kuskil viimasel kihil, viimase pildi serva peal, siis me peame ära nägema. See on väga suur vastutus. Märgata võimaliku probleemi algeid, mida õigel ajal sekkumisega saaks veel edukalt ravida. Radioloogid on väga suure stressi all, sest sa ei tohi midagi maha magada. Sa oled öövalves ja sul on 20 kompuutrit vaadata. Ta käis kopsupõletikku diagnoosimas, aga tegelikult oli seal kuskil nurga peal mingi metastaas. Aga kui radioloogil oleks teine, väsimatu silmapaar, mis ei maga ja ei jäta ühtki kasvajat märkamata. Tartu ettevõte Better Medicine on välja töötanud tehisintellektil põhineva meditsiiniseadme BM Vision Kidney, mis aitab kõhuõõnest neeruvähile viitavaid märke üles leida. Me tahame aidata, et see tõenäosus vähi leidmisel või avastamisel oleks kõrgem. On tehtud uuringuid, kus on nähtud, et 14% seda vähki võib olla juba varem nähtav pildi peal. Aga see on lihtsalt maha magatud, sest me oleme kõik inimesed, me eksime. Või on seal vähk nii väike olnud, et ta on tundunud ebaoluline sel hetkel. Ja mida me tahame teha, on see, et sellisel hetkel vaataks mitte ainult inimene, vaid ka tehisintellekt, kes ei väsi mitte kunagi, kes ei ole kell 4 hommikul magamata, kes leiab üles ka kõik väiksemad konded ja tõstab üles lipukese, mis ütleb, et võib-olla peaks sellele asjale tähelepanu pöörama. Kellel iganes tehakse kindla protokolliga skänn, kus on kõhuõõs peal, siis tehisintellekt vaatab, ega seal ei ole neeruvähki. Eestis leitakse üle 40% neeruvähi juhtudest alles haiguse 3. või 4. staadiumis, mille puhul on ravivõimalused piiratud ja ellujäämisprognoos kehv. Statistika näitab, et 60% neeruvähi juhtudest avastatakse juhuslikult, näiteks mõne muu terviseprobleemi tõttu tehtud uuringute käigus. Neeruvähk on selline, mis kasvab aeglaselt, võib isegi olla aastaid. Ja ta ei anna mitte mingeid sümptomeid, aga see vähk on olemas. Kui ta juhuslikult tuleb ultrahelisse või kompuutertomograafia tehakse, sellepärast, et ta on avarii või on mingi muu kõhuvalu episood, vaat siis me leiame neid neeruvähke. Juhuleiuna sisuliselt patsientid ja need on tavaliselt suhteliselt varases staadiumis. Ja nüüd, kui meil oleks selline vahend, kus me teeme nagu muul põhjusel uuringut ja kell on 3 öösel ja see radioloog on juba teinud väga hulga töö ja ta on väsinud, et keegi aitaks nagu läbi vaadata, kas ei ole mingit kollet kuskil luus, kuskil maksas, kuskil neerus, et see oleks tal nagu vaikimisi abimees. BM Vision Kidney kliinilises uuringus osales 600 inimest Tartu Ülikooli kliinikumist. Neist 300 neeruvähiga patsienti ja 300 tervet kontrollisikut. 6 radioloogi hindasid iga patsienti nii ilma tehisintellekti abita kui ka AI toel. Tulemused näitasid, et tehisintellekti kasutades avastati 1,2% rohkem vähijuhtumeid. See tähendas 60% vähem tähelepanuta jäänud haigusjuhte ning töö kiirenes keskmiselt 52%. Nagu pärast ütlesid mõõtmised, mu enda töö läks ka kiiremaks. Praegu me testime seda Tartu Ülikooli kliinikumis, Pärnu haiglas. Inglismaal on Leedsi ülikoolide haiglate trust ja Lõuna-Aafrika Vabariigis. Meil on 4 kohta, kus me seda süsteemi testime. Ja me tahaks jõuda kliinilisse kasutusse Tartuga võimalikult ruttu, et me oleme juba integratsiooni faasis seal.
Neeruvähi tuvastamine tehisintellekti abil on Better Medicine'i jaoks esimene pääsuke. Neil on juba esimesed prototüübid ka maksa, pankrease ja kopsuvähile. Kuigi tehisarust on saamas arstile kolleeg, kes ei väsi ega küsi kella, ei asendada siiski arsti ennast. Lõppsõna on radioloogi sõna. Ükskõik, mida see tehisaru ütleb, radioloog ütleb selle lõppotsuse. Aga me ootame seda tehisaru väga, sest meil ei ole lihtsalt nii palju arste, kui meil ülesandeid juurde tuleb. Et igal juhul me ootaksime igat programmi, aga me väga täpselt vaatame, mille peale me raha kulutame ja kas on seda väärt. Ja need, mis on seda väärt, need me võtame töösse.